Tere õhtust kõigile, mina olen Ulla Prantsuse Instituudist ja väga suur rõõm on teid siin täna näha. 26. jaanuaril möödub Eesti-Prantsuse diplomaatiliste suhete sõlmimisest 100 aastat ja see on muidugi tähistamist väärt ja loomulikult ka meie kultuurivaldkonnas, prantsuse keele ja kultuurivaldkonnas ja sellepärast tundus väga paslik rännatagi täpselt 100 aastat ajaloos tagasi Pariisi, kui see oli Eesti kunstnike meelispaik. Ja sellest teemast rääkima on väga sobiv inimene Marina Laikjõe, kes on Eesti giid Pariisis. On seal juba pikki aastaid elanud ja oli nõus meiega täna õhtul siis oma laialdasi teadmisi jagama. Igaks juhuks mainin ka seda, et me praegu salvestame seda kohtumist, sellepärast et paljud huvilised ei mahtunud ka Zoomi ära, sest et siin on ka teatavad piirid peal, nii et siis see läheb hiljem siis YouTube'i üles ka ja kui te soovite pärast seda ise näiteks järele vaadata, siis teil on see võimalus. Aga nüüd annangi kohe sõna Marinale ja te saate ennast täpsemalt tutvustada ja siis asume juba teema juurde. Tere ka minu poolt. Kas mind on kuulda hästi? Kõigepealt ma sooviksin tänada sind Ulla ja Prantsuse Instituuti Eestis, et te üldse sellise teema üles tõstatasite ja see on väga-väga tänuväärne töö, mida sa teed. Ma tänan kõiki huvilisi, sellepärast et nii palju toredaid inimesi registreerus koheselt ja helistati mulle ja tekkis kohe väga suur huvi. Mul on väga hea meel jagada seda infot, mida on tegelikult Eestis väga palju põnevaid raamatuid on kõik selle teema kohta kirjutatud, väga palju põnevaid raadiosaateid, aga mina olen selle kõik kokku võtnud siis, kui ma õppisin Pariisis ja siinkohal tahaksin ma kõigile siis paari sõnaga tutvustada, et jah, tõepoolest 10 aastat tagasi sõitsin ma Pariisi tõsisemateks õpinguteks ja lõpetasin seal Pariisis giidide kooli ja tegin oma lõpudiplomitööks siis Eesti kunstnikud Pariisis ehk tegelikult ilusama nimega oli minu diplomitöö, mille pealkiri oli siis Pariis kui Eesti kunstnike muusa. Ja kaitsesin seda tööd ja pärast seda on mul väga hea meel arendada ennast pidevalt selles valdkonnas ja õppida juurde ja juurde. Nii et Prantsuse kultuuriministeeriumi poolt sain ma ka vastavasisulise litsentsi, et ma võin siis kõikides Prantsusmaa muuseumides teha 4 keeles ekskursioone ja see annab mulle võimaluse tutvuda pidevalt näitustega ja huvitavate muuseumidega, mis ei ole mitte ainult Pariisis, vaid ka Pariisist väljaspool. Ja mõni aasta tagasi oligi Orsay muuseumis Eesti kunstnikud väljas, mille üle on mul väga hea meel ja seeläbi said ka prantslased ja üldse kogu maailma inimesed teada, kes olid need kõige kuulsamad Eesti sümbolistid, Baltimaade sümbolistid tegelikult, sealhulgas siis Eesti kunstnikud, kes elasid, töötasid Pariisis. Lähen siis kohe oma tänase teema juurde ja luban siis ja Ulla lubas mul siis ka jagada natukene slaide, et teil oleks huvitavam. Nüüd ma siis panengi oma slaidid ette. Me vist leppisime niimoodi Ullaga kokku, et kui teil on mingisuguseid küsimusi, et siis te võiksite neid küsimusi esitada võib-olla pärast sellist esmaettekannet. Kas nii sobib, Ulla? Minu poolest muidugi, et ma ei tea, kui kellelgi on vastuväited siin, siis andke kohe teada, et igatepidi sobib, et nii kuidas võib-olla sulle esinejana ka parem on ja mugavam. Nii, ma siis küsin kohe, kas on hästi näha? Jaa.
Nii, et siis teema on meil täna selline Eesti kunstnikud Pariisis 20. sajandi alguses, sellepärast et tegelikult on see väga raske teema. Neid kunstnikke oli ju palju rohkem kui mõned üksikud, kellest me saaksime täna siin rääkida selle tunni aja jooksul. Et ma pühendaksin siis selle eetri rohkem mõnele kunstnikule, kes on minu arvates Eestile väga palju andnud ja üks nendest on kindlasti Mägi, sellepärast et tema oli esimene. Eduard Ole, kes maalis muuhulgas Eiffeli torni ja Ulla valis ka selle Eiffeli torniga armsa pildi meie tänase loengu reklaampildiks. Jan Koortile, kes oli kunstnik viiuliga, ehk siis kes ka viiuldas muideks Pariisis ja kes ütles skulptor Rodinile ära. Kohe kuuleme, millal see oli ja miks. Siis ma tahaks paar sõna rääkida Pärsimägist kui Eesti oma Matissist. Siis ma sooviksin rääkida sellistest inimestest nagu Ado Vabest ja Aleksander Vardist, sest minu arvates olid nemad Pariisi maaletoojad eestlastele ja nemad olid nõndanimetatud Pariisi väsimatud fännid ja siis ma sooviksin loomulikult lõpetada Eduard Piiraltiga, kes ei suutnud ilma Pariisita elada. Ja kõigepealt lubage mul siis veel kord teie ette tuua teatud aastaarvud, kuigi tundub, et mis see nagu siis on, et me võime kõike seda ka uurida Google'ist muidugi, aga siiski, et kui te näete, et mõni kunstnik on sündinud 19. sajandil, mõned üksikud on sündinud siin 20. sajandi alguses, kuna me räägime 20. sajandi alguse Pariisi, siis me räägime tegelikult aastatest 1905, 1907, kuni siis tegelikult, no kui me räägime Eduard Piiraltist, kes suri 1954. aastal Pariisis, siis me räägime ka teise maailmasõja järgselt Eduard Piiraltist. Aga nagu te näete, on siin siis esimesed 4 nime, Mägi, Triik, Obermann, Koort ja nemad olid siis need mehed, kes tegelikult panid aluse Eesti kolooniale nõndanimetatud siis Pariisis. Ado Vabe, kes samamoodi õppis Pariisis, Kaarel Liimand, Karl Pärsimägi, Adamson Eerik, Aleksander Vardi, Johannes Võõrahansu, Endel Kõks, Ferdi Sannamees, Aleksander Tassa, Eduard Piiralt. Need olid sellised minu arvates koloriitsemad kujud, kellest igast ühest võiks teha vähemalt 1,5-tunnise loengu, aga ma siis hästi kiiresti toon välja need plussid ja miinused, mis olid Eesti kunstnikel ja mitte ainult Eesti kunstnikel, sellepärast et Pariisis elas väga palju teisi rahvusi, sest et 20. sajandi alguse Pariis oli eriline koht, kohe räägin, aga põhiline oli siis see, et Pariis pakkus suurlinnana sotsiaalset vabadust kunstnikele. Seal olid kohvikud ja ööelu ja seal oli väga-väga palju midagi sellist, mida kusagil mujal maailmas ei olnud enne nähtud, eks ole. Meil oli raha vähe, aga see ei olnud takistuseks, sellest ma räägin ka natukese aja pärast. Tööd tuli teha, osad maalisid siidirätikuid, osad tegid nukunägudele, siis maalisid nägusid pähe ja loomulikult oli ka selliseid kunstnikke, kes on oma kirjades või mälestustes äärmuslikult öelnud, ütleme nii, et mõnikord ka kontekstist välja rebituna, kuid mõnikord jäävad nad hästi meelde, nagu Jaan Koort on öelnud, et enne ma panen endale nööri kaela, kui Eestisse tagasi lähen, ehk siis, et see loomulikult ei olnud põhiline selline suhtumine, kuid see näitas veel kord seda, kui oluline oli nende jaoks see sotsiaalne vabadus, mida nad seal luues kunsti tundsid. Ja väga raske oli väga mitmetel kohaneda urbanisatsiooniga, näiteks Konrad Mägi ei kohanenudki elu lõpuni. Tema ei armastanud Pariisis, sugugi mitte. Väga paljud olid linnapahelise poolega
kursis ja seegi viis raha, eks ole, väga palju sõpru oli, kes nagu öeldakse, viiralt tilgi tulid külje alla siis, kui raha saadeti Eestist ja siis jälle läksid eemale, kui raha otsa sai. Nii et tegelikult väga palju sõpru oli Pariisis koos ja nad moodustasid sellise ühise sõpruskonna, mis tegelikult oli hea ja mõnikord oli ka halb. Keeleoskuse puudumine, raha puudumine, see oli kõige suurem miinus, eestlaste kinnine loomus, see on ka selge, et see nagu tekitas nendes sellise eraldatuse. Ja näiteks Pariis kui linn, mis väsitab, ehk siis väga palju looduskauneid kohti, paelusid näiteks mägid, eks ole, Norra palju rohkem kui Pariis. Ta eelistas samamoodi ka Prantsusmaal Normandiat enne kui Pariisi. Kui me nüüd läheme ja vaatame, mis on siis konkreetselt 20. sajandi Pariis, 20. sajandi algus. Pariisis on olnud maailmanäitus, Pariisis on juba Eiffeli torn, Pariisis on kogu maailm kohal, 52 miljonit inimest külastab aastal 1900 Pariisi. Loomulikult sealt tulevad ka kirjad ja sealt hakkab juba ka levima informatsioon, et tegemist on siis Jean Perron, meil üks Prantsuse selline kunstnik, kes siis hästi palju maalis Pariisi tänavapilti, läbi mille siis väga paljud said teada, mismoodi elatakse, eks ole. Siis on juba aastast 1889 nii Eiffeli torn kui Moulin Rouge, nagu te näete siin paremat kätt, tüdrukud juba tantsivad, siis ei olnud veel Moulin Rouge'is lava tollel ajal. Juba on ooperiteater Pariisis, eks ole, juba on gaasilambid, juba on autod, esimesed autod, väga, ma võiks öelda nii, et see tänavapilt, kui te praegu vaatate seda Ooperi Avenue'd, korrutate selle võib-olla 5-ga, siis oli tegelik tänavapilt ehk kohutav sagimine käis Pariisi tänavatel ja vaatamata sellele, et oli juba metroo. Pariisis on aastast 1900, kui oli maailmanäitus ja olümpiamängud, on juba metroo ja loomulikult ka see ime oli siis eestlastel ära proovitud. Pariisis olid tänavatel lillemüüjad, kaunid daamid ja loomulikult olid ka esimesed üüritõllad. Nii et siin on ka näha siis suuri pulvareid, kus kees elu, kuhu inimesed tulid ennast näitama ja teisi vaatama. Nii et see oli kõik tasuta, nagu ütlesid Eesti kunstnikud, et sa lihtsalt kõndisid, sa võisid vaadata kõike ilusat, eks ole. Loomulikult kaasnes sellega mõningane dekadents, eks ole. Ja nüüd, kui me vaatame siin kuulsate impressionistide 2 maali, üks nendest on siis Camille Pissarro ehk siis võib öelda impressionistide isa. Nüüd kõik ütlevad mulle kindlasti, et mis impressionistide isa oli ikkagi Claude Monet. Ei olnud. Impressionistide isa oli ikkagi Camille Pissarro, näete siin vasakut kätt, eks ole, ja paremat kätt on siis Claude Monet pulvarid. Nii et Camille Pissarro maalid Pariisist on väga sügava jälje, et ma hästi kiiresti ütlen, miks ka väga tihti küsimus on see, et miks sa nii ütled, et miks ei olnud Claude Monet, miks oli Camille Pissarro, sellepärast et Claude Monet oli 100% impressionist, tema kunagi ei vahetanud usku või tähendab seda, et ta mitte kunagi ei lahkunud impressionismi koolkonnast, aga kõik teised, kaasa arvatud Camille Pissarro, Renoir, kes alustasid kui impressionistid, nemad jätsid selle ja liitusid edasi, näiteks fauvismi või postimpressionismi või pointillismi, ükskõik millisesse ismi, eks ole, läksid edasi, aga Claude Monet alustas ja lõpetas põhimõtteliselt impressionistina, suri siis 26. aastal 1926 impressionistina. Pariisi sümbol aastal 1900 oli siis Pariisi naine. Ja kujutage nüüd ette, eks ole, ja näete, ongi see La Parisienne. Ma ei tea, kas keegi on enne seda naist näinud, aga see oli väljas maailmanäituse sissepääsu kohal. Kui aastal 1889 oli maailmanäituse sissepääsu kohal Eiffeli torn, ehk siis Eiffeli torn oli nagu sissepääs maailmanäitusele, siis nüüd oli sissepääsu kohal see suur naine, ehk siis pariislanna ja absoluutselt kõik naised tahtsid näha välja samasugused nagu see La Parisienne. Nii et kujutage nüüd endale ette, et Eesti kunstnikud, kaasa arvatud muideks Mägi, kes siis rääkis, et
ja need pariislannad on nii ilusate nägudega ja seal tänaval jalutades on nii palju ilusat, aga see kõik on meile kättesaamatu, sellepärast et see kõik on teine maailm. Aga see, mida te praegu siin ees näete, see on väga huvitav pilt, sellepärast et see on Pariisist aastat 1910 ja sellest on kirjutanud Douglas muideks oma reisikirjades. See ei ole küll Douglase tehtud pilt, sellepärast et kõik pildid, mis meil täna on kasutada raamatutest, on väga tihti Douglase reisipostkaardid, sellepärast et ta on saatnud neid postkaarte ja kirjutanud taha, mis on selle sündmusega siis seoses või kirjeldas juurde, mis see parasjagu on. Nii et kui me nüüd vaatame seda, mis toimub Pariisi tänavatel, siis 1910 oli väga suur üleujutus ja see siis on fotograafide poolt jäädvustatud ja ka mitmete impressionistide kunstnike poolt, näiteks Sisley jäädvustas ka seda. Aga Douglas kirjutas meile postkaardidel sellest üleujutusest, sest tema oli parasjagu Pariisis aastal 1910. Läheksime siis detailsemalt kogu selle elu juurde, kes olid need eestlased, kus nad elasid, mida nad tegid ja kuidas nad elasid. Kui te nüüd vaatate seda kaarti, siis te ilmselt ka teate, et Pariis on jagatud siis kaheks, eks ole, vasaku kalda Pariis ja parema kalda Pariis ja vasaku kalda Pariis ei olnud alguses vasaku kalda Pariis, vaid oli l'université ehk siis nagu ülikoolide osa ja ülemine osa ehk põhjapoolsem Pariis oli tegelikult la ville ehk siis linn ja nii kutsuti teda ja alles 19. sajandil tehti siis muudatus sisse ja registreeriti nõnda nimetatult siis nimetus rive gauche ja rive droite ehk siis vasak kallas ja parem kallas ja Cité saar on keskel. Nagu te näete, vasak kallas on intellektuaalne kallas ja siin on kohe näha, et École des Beaux-Arts de Paris ehk siis number 1 all on siin Pariisi kaunite kunstide kool, jääb ilusasti Louvre'i vastu, näete, siin on siis Louvre'i püramiid ehk siis Louvre'i vastas on kaunite kunstide kool, kujutage endale ette, kuidas siis kunstnikud jooksid üle selle jalakäijate silla Louvre'isse, et ikka saaks minna kunsti vaatama. Number 2 on Académie de la Grande Chaumière. See oli üks väga kuulus akadeemiline koht, nad nimetasid seda akadeemiaks, õppetöö oli seal tasuta, sellest ma ka kohe räägin, siis oli La Rotonde, sellepärast et kusagil pidid ju kunstnikud kohvi käima joomas, Café del Mas Ladina kvartalis samamoodi, La Ruche Messipuu, millest ma kohe varsti räägin ja Rue Blomet oli siis see, kus elas pärast Jaan Koort oma naise Mariga. Ja kui me nüüd vaatame seda osa, siis see on suhteliselt lähedal teineteisele selles mõttes, et see on 15, eks ole, siit jaluta Montparnassini ei ole väga palju, kus nad kõik elasid La Ruche'is ehk Messipuus, aga siit nagu linna jalutada on päris pikk maa ja eestlased pidid siis kõndima, sellepärast et raha ei olnud ju, et kasutada seda transpordi jaoks. Ja paremat kätt kaardi peal on mul välja toodud Cimetière Père Lachaise, ilmselt te juba teate, miks see on seal, seetõttu, et sinna on maetud meie oma Eduard Viiralt ja see on siis Père Lachaise'i surnuaed. Siin ongi siis esimene selline slaid, mis näitab meile ära La Ruche Messipuu, see oli kunstnike koloonia. Väga oluline on teada, et La Ruche on, siit parempoolselt pildilt on minu meelest väga hästi näha kogu selle La Ruche'i ehk Messipuu selline konstruktsioon. La Ruche oli tegelikult aastal 1900 Pariisis maailmanäitusel veinipaviljoniks ja selle konstruktsiooni autor oli Gustave Eiffel. Ja asi on nimelt selles, et maailmanäitustel tavaliselt pannakse majad üles, need on kõik ajutised, maailmanäitus oli enamasti pool aastat ja siis poole aasta pärast võetakse kõik need majad maha. Ja oli üks selline väga kuulus
kunstnik, ta ei olnud väga andekas, aga ta oli väga selline heasüdamlik ja tegeles metseenlusega. Tema oli siis see mees, kes otsustas ära osta selle veinipaviljoni ja kui ma nüüd tagasi tulen korraks selle pildi juurde, Pariisi juurde, siis te näete, et selle Ruche asub praktiliselt Pariisi linna piiri ääres. Hea, et ta ei ole nagu teisel pool linnapiiri, nii et ta on veel 15. linnaosas, see on siis linnaosa, eks ole, Pariisis on 20 linnaosa ja see on 15. ja La Ruche oli sõna otseses mõttes tsooni kõrval. Zone ehk tsoon oli siis selline suur ala, kus olid, kuidas öelda teile, sellised maalapid inimestel või nagu põllulapid või aiamaad. Ja see oli nagu linnatagune ala, kuhu mitte midagi ei ehitatud ja see oli siis linna piirile nagu väga lähedal olev koht, väga odav koht, eks ole, maa oli väga odav ja see asus täpselt nagu vallikraavi kõrval, eks. La Ruche on siis nagu vallikraavi kõrval ja La Ruche otseses tõlkes on siis mesipuu ja seal elasid kunstnikud koos nagu mesipuus. Igal kunstnikul oli siis üks väike 10 ruutmeetrine toakene ja selles 10 ruudusest toakeses ta siis elas. Loomulikult ei olnud ei elektrit ega gaasi, vaid inimesed pidid siis endale ostma õlilambi ja selle õlilambiga nad siis pidid läbi saama. La Ruche avas oma uksed 1902. aastal ja 1907. aastal tuli sinna elama Konrad Mägi juba ja ka 23-aastane Friedeberg Douglas oli see mees, kes elas La Ruche'is koos Eesti kunstnikega. Siin elasid, näete, mul on kohe nagu kirjas nimed, et Soutine, Zatkin, Brancusi. Brancusi on siis väga kuulus Rumeenia skulptor, kelle ateljee on praegusel ajal Pompidou keskuse ees, et väga huvitav koht. Marc Chagall on muideks öelnud selle La Ruche'is elamise kohta, et siin on 2 võimalust. Kas sa saad maailma kuulsaks või väga kuulsaks ja rikkaks või sa sured nälga. Nii et tõenäoliselt kõik, kes seal elasid, mõni aeg, me ei saa öelda, et need inimesed elasid ja jäidki sinna elama, vaid nad elasid mõni aeg. Näiteks Modigliani, eks ole, näiteks räägitakse, et Modigliani ja Soutine said väga hästi omavahel läbi ja Modigliani õpetas Soutine'i veini jooma. Ei noh, tõenäoliselt toimusid seal igasugused üritused ja ärge unustage ära, et sinna käis ka kohalik väga kuulus modell, näitleja, kõikide kunstnike suur muusa ja mitte ainult kunstnike, vaid ka 20-ndate hullude 20-ndate aja selline popstaar, tolleaegne popstaar, kes oli väga-väga vaene, aga üks naine, kelle nimi oli Kiki de Montparnasse. Tema hüüdnimi oli Kiki ja vot see Kiki de Montparnasse on olnud kõikidele kunstnikele muusaks ja ka Man Ray'le, kes tegi temast väga palju ilusaid fotosid omal ajal ja nii edasi. Nii et tõenäoliselt puutusid ka meie Eesti kunstnikud kokku Kiki de Montparnasse'iga, kuid sellest ajalugu nagu vaikib. On küll kirjutatud ja räägitud, et jaa, seal käisid modellid ja tuttavad ja sõbrannad, aga meie kunstnike kokkupuuteid ei ole kirja pandud. Küll aga La Ruche'ist räägib meile Friedeberg Douglas. No kõigepealt üldse Friedeberg Douglas ja kunstnikud Pariisis, kuidas see kõik on omavahel seotud. Eelkõige pean ma mainima seda, et Eesti kunst, kui me räägime 20. sajandi Pariisist, eks ole, ja me räägime 20. sajandi alguse kunstist Prantsusmaal, siis eelkõige on need impressionistide tulemine ja loomulikult kuulsate kirjanike, poeetide, sellised ühisjõud, kõik on seotud modernismiga, avantgardiga, kõik on uus, kõik muutub.
Inimesed saavad reisima hakata seetõttu, et on ju raudtee, kõik asjad on muutunud, on juba filmikunst, on fotokunst ja nüüd kunstnik ei ole enam see, kes realistlikult maalib ja näitab ja teeb seda, mis talle ette pannakse, vaid kunstnik, see on kunstniku hing, ta maalib seda, mida tema näeb. Kunstnik on põhiline, kunstnik on see, kes annab edasi enda sisetundeid. Kunstnik on see, kes näitab, mis tema hinges toimub. See on väga oluline. Aga selleks, et tema hing saaks kasvada, selleks, et ta saaks olla see inimene, kes annab edasi midagi tõelist, see inimene peab olema inspireeritud, kas siis teistest linnadest, teistest maadest või teistest inimestest ja enamasti olid kunstnikud inspireeritud ka kirjanikest, muusikast, väga paljudest muudest asjadest. Ja kui ma nüüd tulen 20. sajandi alguse Eesti peale, siis tuletan teile meelde ühe väikese asja, et Eestis ei oldud väga palju kokku puututud kunstiga üldse. Ja muusikaga oldi, laulupeod olid, rahvuslik ärkamise aeg. Inimesed nagu olid rohkem kursis kõige muuga kui kunstiga. Kujutage ette, kui aastal 1906 oli esimene kunstinäitus, aga esimene kunstinäitus oli seoses põllumajandus, sest eestlane oli käinud põllumajandusnäitustel ja põllumajandusnäituse raames oli ootamatult kunstinäitus. Tartu Postimehes avaldati artikkel selle kohta ja kirjutati, et kuidas tuleb kunstinäitusel ennast ülal pidada, et need pildid, mis seintel on, neid ei tohi katsuda. Ja inimesed tulid kohale, vaatasid neid pilte ja ehmatasid ära, ütlesid, kus lehmad on. Sellepärast, et inimesed olid harjunud, et põllumajandusnäitus on, seal peavad loomad olema ja seal ei olnud loomi, olid ainult mingid pildid seintel. Kas te kujutate ette, kui algeline oli see Eesti inimese nagu kunstinäitustel käimine? Ta oli võib-olla kokku puutunud kunstiga altarimaali nähes, oli 19. sajandil küll ka kunst Lipphartide kogu näiteks Raadil, aga see kõik oli nagu väga privaatne ja väga eksklusiivne. See ei olnud nagu rahvale kunst, kui et kuuluks rahvale, seda veel ei olnud. Nii et kunstnik, see oli midagi väga erilist ja kõik see saab alguse Noor Eesti sünniga. Tuletan teile, head kuulajad, meelde, et Noor Eesti deviis oli olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks. Ja ma arvan, et see oligi selline esimene nagu soov, et no nüüd tuleb siis tõepoolest minna välja ja hakata siis käima Prantsusmaal, Saksamaal juba käidi, õpiti Peterburis väga palju, õppisid, näiteks Ole õppis üldse Pensas, eks ole, Venemaal kuskil seal Vene metsade sügavuses Pensas ja Peterburis õpiti, aga Pariisi polnud veel keegi õppima saanud. Nii et kui siis esimest korda sinna mindi, siis leitigi endale sobiv elukoht ja see oli siis sama Mesipuu. Mesipuus elas Douglas, sellepärast et nii nagu Pariisis elasid kunstnikud ja kirjanikud ninapidi koos, näiteks saabus Picasso Montmartre'ile, tema ei tulnud Montparnassile kohe alguses, tema tuli ikka Montmartre'ile, siis täpselt samamoodi olid seal koheselt poeedid ja kirjanikud. See tähendas seda, et inimesed nagu otsisid endale mõtlejaid, kes mõtlevad samamoodi nagu nemad, kellega neil on komfortne ja mugav olla, kellega nad loovad siis endale selle teekonna. Mis oli teekond? Asi oli nimelt selles, et oli alati kaks teed, seda rääkis juba ka Konrad Mägi ja seda rääkisid teised kunstnikud, aga Mägi julges seda alati välja öelda. Mägi, tuletan teile meelde, oli ka Pallase kooli esimene direktor, sellepärast et Noor Eesti rühmitusest, kus olid siis kultuuriinimesed ja vaimuinimesed, olid ka kunstnikud ja olid ka kirjanikud ja sealhulgas ka Douglas ja need olid siis need inimesed, kes asutasid Pallase kunstikooli aastal 1918, mis sundlikvideeriti 1940. aastal. Aga just see Pallase koolkond ühendas siis nagu kõiki selliseid Eesti kunstnikke ja Mägi oli esimene rektor või esimene direktor siis sellel koolil. Tema oli väga eriline, teistsugune inimene.
ja tema julges alati välja öelda oma seisukohti ja tema oli ka selline sõbralik näiteks oma õpilastele, ta võis kooli peal vastu tulles alati kätt suruda ja kätt anda, mis ei olnud tollel aegsel direktoril sugugi mitte kohane. Ta julges erineda teistest ja ta julges ka välja öelda, näiteks tema väljaütlemine on see, et elus on alati kaks teed. Üks on lai, mugav ja teine on kitsas, konarlik ja vahelduv. Tema ütles ka seda, et see mugavam tee on see maailm, kus on loogiline mõtlemine valitseb, kus matemaatiline mõtlemine valitseb ja kõik, mis on nagu sellel konarlikul teel, seal on inimese hing see, mis valitseb. Seal võib olla ebamugavusi, seal võib olla suuri kukkumisi, aga inimene ei vali mitte kunagi see, kes on juba korra sellel teel, ta ei vali mitte kunagi seda laia teed, sellepärast et see kukkumine, mis siis on ja pärast seda nagu see tõus, et see väärib seda konarlikkust. Täpselt ütles Mägi ka seda, et kui sellel mugaval teel ja mugaval elul on 2 korda 2 alati 4, siis sellel hingelisel teekonnal on 2 korda 2 miljon. Ja sellepärast ei ole võimalik teha seda valikut. Ehk siis kunstnik, kes alati harib oma hinge ja annab välja oma sisemist nagu eruditsiooni, kõike seda, mis tal sees on, kui ta selle välja annab, siis ta peab panema just nimelt kogu selle miljoni välja, et see oli väga-väga oluline ja seetõttu ta otsiski seda miljonit nõnda nimetatult ehk siis seda 2 ja 2, mis annaks kokku miljoni, see oli tema elu otsingu nagu põhiline eesmärk ja kunstnikel üldse, kui nad tulid ka Pariisi, siis ega see, et seal oli koheselt kõik olemas, seda ei olnud. Nad pidid hakkama ise algusest peale samm-sammu haaval looma kontakte, tulid kohale juba selle juurde, kes seal juba elas näiteks, eks ole. Kui Douglas tuli, siis ta elas siin viimasel korrusel ja 1910. aastal, kui oli see hästi-hästi suur uputus, siis ta kirjutab oma kirjas, et ja minu kingad, ma ei pea õuegi minema, mul on kingad hommikuks jälle tald on hallitusega koos, sellepärast, et siin on nii tohutult niiske. Ja siis ta lihtsalt võttis ühe lina ja pani selle lina endale voodi kohale ja siis ta öösel magas nii nagu telgis, sellepärast, et ta kuulis, kuidas katus läbi ajab. Asi on nimelt selles, et ta oli nõus magama seal vihmasel ilmal, seal üleval katuse all, kus vihma sadas praktiliselt pähe, sellepärast, et tal oli sealt vaade Montmartre'ile, just hakati ehitama Sacré-Cœuri kirikut ja ta nägi seda sellest samast kõrgelt, sellest rüšist, mesipuust, kuidas siis ehitatakse seda Sacré-Cœuri. See oli tema jaoks midagi väga-väga suurt ja siis nad tulid kõik kokku tema sinna sellesse väikesesse stuudiosse. Ja Erik Obermann, tol ajal veel 19-aastane, ei olnud tal naist ega lapsi, aga nemad tegid seal omavahel väikseid nalju ja näiteks seal oli Jaan Koort ja Obermann olid kahekesi sellist nagu tuli ja vesi, küll nad olid suured sõbrad ja teinekord olid nad jälle omavahel tülis ja ühel päeval läksid nad nii sõnelema, et üks kutsus teise duellile, et lähme sinna linnavallile, vaadake, kuuvalgel ööl linnavallile, eks ole, ja peame maha ühe duelli. Sekundandid olid juba olemas ja kõik inimesed olid juba ette valmistatud ja kuidas siis Obermann räägib, et ja mina, eks ole, kes ma saan tõenäoliselt sellel duellil otsa, saan nagu surma, siis minu naine ja minu alaealised lapsed hakkavad mind taga nutma. No ei olnud tal ei naist ega loomulikult lastest rääkimata, ta oli alles 19-aastane, aga just nimelt nagu see, kuidas nad teineteist inspireerisid erinevate lugudega ja mismoodi nad elasid. Loomulikult ei olnud Douglasel ka mingisugust raha selleks, et süüa sooja sööki ja nad käisid küll kohvikutes, aga nad elasid kohvist või veinist ja
aias, sellepärast et neil ei olnud võimalik isegi endale päevas ühte korralikku söögikorda lubada ja kui kellelegi saadeti raha Eestis, siis nad võimaldasid seda endale, aga muidu neil ei olnud seda võimalust. Nii et ümberkaudsed inimesed hoolitsesid selle eest, et need vaesed kunstnikud, kes siis elavad selles La Ruche'is, hoolitsesid selle eest, et nad nälga ei sureks, nii et aeg-ajalt toodi neile sinna värava taha piimakann ja kohalikus boulangeries ehk saiapoes oli neil avatud krediit. Ja kui te nüüd vaatate La Ruche'i, siis vasakut kätte näete, et siin on karüatiidid ehk siis 2 naisskulptuuri. Need on muideks siiamaani mesipuu uste küljes. Mesipuu nägi siis välja, näete jälle siin vasakut kätt 3-korruseline, selline hurtsik, nagu öeldakse. Mina olen seal mitmeid kordi käinud ja praegu on siis, vanasti oli nii, et oli üks osa inimesi, kes elas siis selle telliskivi seina taga ja need olid siis sektoriteks jaotatud, keskel oli keerdtrepp ja ümberringi oli veel väikeseid maju, kus elas siis kõik kokku, kogu see mesipuu sumises ametlikult umbes 100 inimesest koosnes ja loomulikult külalised. Ja loomulikult oli siis seal selline komme, ehk siis see omanik, mesipuu omanik oli ääretult sümpaatne mees, kes kui inimesel ei olnud raha üüri maksta, siis ta välja ei ajanud ka. Nii et Boucher jääb ajalukku sellega, et ta siis kunstnikele rajas koloonia, väga tänuväärne, eks ole, selline tegu ja siiamaani siis seda kõike mäletatakse, kuid loomulikult keegi kahjuks ei mäleta seal Eesti kunstnikke. Ja siin on siis sisehoovi peal praegu selline koht, kus elavad ka mõned kunstnikud, aga need ei ole need, kes on nõus nälgima selle nimel. Siin on siis esimene kunstnik, kellest kõik teavad ja kõik räägivad, see on siis Konrad Mägi. Konrad Mägist on üks väga hea raamat ja Eero Epner on selle kirjutanud, sinise kaanega selline ilus raamat. Ma väga soovitan lugeda seda. Seal on üks nagu selline vaimukus ajab teist taga. Seal on nii palju põnevaid lugusid, seal on nii palju häid ütlemisi ja ma väga-väga soovitan teil seda lugeda. Ja ma isiklikult soovitangi siis mitmeid raamatuid. Konrad Mägist on kõige rohkem, aga ma arvan, et Konrad Mägi kokkuvõtvalt kõige parem tema teoste tutvustus on just nimelt selles Eero Epneri raamatus. Tuletan siis veel kord meelde, et ta sündis 1878 ja suri 1925. Tal oli see halb haigus süüfilis ja ta suri tegelikult vaimse, nagu hullumajas võib siis nii öelda. Ta õppis Peterburis ja tal olid äärmuslikud sellised väljaütlemised, ta ütles oma isale kord, mis on tegelikult praegu väga palju kasutusel ka, kui temast räägitakse, siis ta on öelnud oma isale sellise lause, et kui sina sured, ongi kõik. Aga kui mina suren, siis minu kunst elab edasi. Ja tema kunst elabki edasi, see on nii. Ta hakkas Ahvenamaal joonistama ja arvatakse, et pintsli pistis talle pihku Nikolai Triik. Nikolai Triik oli siis samamoodi kunstnik, kes Konrad Mäega Pariisis samamoodi elas ja oli ka üks Pallase asutajaliikmetest. Ja Nikolai Triik on öelnud sellise lause siis, et ma läksin kodust ära, et kodu tarvis end täiendada, aga keegi ei usalda mind minu kodumaal. Ehk siis kokkuvõtvalt võib öelda, et Nikolai Triik ja Konrad Mägi oleks hea meelega olnud tegelikult Eestis, kui Eesti oleks olnud teine paik. Nii et nad läksid, eks ole. Ja Mägi kirjutas ka, et elus on siis valikuid erinevaid, aga tema valik on pigem Norra kui Pariis, sellepärast et tema jaoks on Norra maastikud ja üldse nagu loodus on tema jaoks sakraalne, ehk siis see on väga püha paik. Ja
ta maalis ka loomulikult väga palju Itaalias, Capri saarel ja väga palju Roomas. Nii et ühesõnaga, kui me räägime Mägist, siis nagu ma ütlesin, et temast võib teha eraldi mitmeid loenguid. Aga tõenäoliselt on ta öelnud ka sellise lause, et õnn ei ole meie jaoks. Ja ta ütles, ma tsiteerin, et ta ütles ühes oma kirjas nii: õnn ei ole meie jaoks, vaeste maapoegade jaoks. Meie jaoks on kunst ainus pääsetee, kuna hetkel, kui hing on täis elu igavest kannatust, avab kunst meile selle, mida elu anda ei suuda. Seal kunstis omaenese loomingus võib leida rahu. Vot see ongi Eero Epneri raamatust, tsitaat sealt ja ma soovitan siis veel kord seda lugeda. Nii et esimene ja kõige kuulsam siiski on Konrad Mägi ja lõpuks ma näitan ka teile ühte tema maali, mis on siis inspireeritud Prantsuse ühest maalikunstnikust. Teine väga kuulus mees oli skulptor Jaan Koort ja minu üks lemmikuid, sellepärast et mida tegi Jaan Koort? Jaan Koort oli selline skulptor, keda te kõik teate loomulikult, kelle metskitse koopia on Nunne tänaval Tallinnas seal ühes väikses pargis ja kelle töö ainukesena on ostnud endale siis Pariisi Luxembourgi muuseum ja see töö asub praegu Moodsa kunstimuuseumis Pompidou keskuses, kuid Pompidou keskuses te seda ei näe, ilmselt asub ta arhiivides, sellepärast et Pompidou keskus ei ole suuteline välja panema kõiki oma töid, mis neil seal arhiivides on ja kuna ikkagi Prantsuse riik on selle ära ostnud ja ta on kaasaegne kunst või modernne kunst, siis ta on Pompidou varades. Ja Koort oli siis see mees, kes ütles, mul on siin Koorti huvitav Koorti, näete. Ja Koortil oli siis väga hea selline ütleme management, kes teda suunas ühe või teise inimese juurde. Ta väga palju osales näitustel, mida sa seal Pariisis siis teed, kui sa näitustel ei osale, eks ole. Nii et tema osales väga palju näitustel ja see, mis siis Pompidou keskus ostis, oli, näete, see töö siin vasakut kätt, eks ole, põlvitav naine. Te näete, et siin on erinevaid töid. Siin on üks mees ja siin on üks naine veel ja nendest üks on veel Koorti töö. Ja see on siis Koorti töö ja see on Auguste Rodin. Kuulus Auguste Rodin oli selline väga-väga eriline mees. Ja Auguste Rodin pani tähele Koorti ja kutsus ta enda juurde tööle. Aga Koort ütles talle ära sellepärast, et nad vestlesid päris pikalt ja Koort ütles lõpuks, et aga Rodin on mees, kes sunnib oma tegemisi peale, kes sunnib peale oma mõtteid ja oma soove, aga mina tahan liikuda omas tempos. Natukene teistsuguses võtmes. Teda huvitas Egiptus, teda huvitasid loomad. Koortil oli ju endal väga ilus loomaaed, tal oli seal orav ja tal oli metskits elas tal ja tal oli väga palju loomi endal muideks, keda ta siis ka skulpteeris. Ja ta ütles, et ta ei ole huvitatud Rodini juures nõndanimetatud tema töid tegema või tema töid siis lõpetama, sest Rodin oli väga suure mahuliste tööde tegija ja tal oli suur armee inimesi, kes siis tema töid lõpetasid või siis tegid ja Rodin ise signeeris. Nii et üks nendest oleks võinud olla Koort, aga nagu te näete, Koort läks oma teed ja ma arvan, et õigesti tegi. Nii et Jaan Koort on siis üks väga oluline kunstnik, kes oli samamoodi Pariisis. Teine, kes järgmine oligi siis nende sellise
sõpruskonna üks väga oluline lüli oli hoopistükkis kunstnik või kirjanik, vabandust, ja selle kirjaniku nimi oli Friedebert Douglass. Douglase puhul ma võin öelda teile seda, et hingelt armastas ta väga-väga Pariisi. Tema oli selline inimene, kelle jaoks Pariis oli miski, mida ta võrdles kogu aeg teiste maadega. Ta oli esimene reisikirjanik, ma võin öelda, sellepärast, et mitte ainult ei kirjutanud ta oma lugusid Hispaaniast, Itaaliast, kõikjalt, vaid ta rääkis neid. Ta oli nagu sõõm värsket õhku. Kui näljased Eesti kunstnikud elasid La Ruche'is või elasid juba natukene mujal, näiteks Koort läks elama juba 100 meetrit eemale, siis kui tuli Douglas, siis Douglas, see oli nagu rändlind, käis mingis teises riigis, tuli tagasi ja hakkas rääkima. Ja ta rääkis nendest kaugetest maadest nii, et kõik need pildid elustusid ja kõik need Eesti kunstnikud olid nagu väga elevil, sellepärast, et mida neil seal Pariisis siis nii väga teha oli, mis nad tegid ja kus nad käisid. Nad said inspiratsiooni loomulikult eelkõige Louvre'ist, nad käisid muuseumites, nad käisid näitustel, sest iga 2 nädalat oli see aeg, millal vahetusid galeriides näitused. Nad tutvusid kõikide põnevate väljapanekutega. Nad ise ka esindasid iseennast ja käisid näitustel osalemas. Mõnikord ka osteti nende töid. Nii et tegelikult nad elasid küll vaeselt, aga mõnikord nad said oma töid müüa ja nad elasid jälle siis natukene paremini ja said endale lubada veini ja see oligi nagu üks selline ka liikuma panev jõud, eks ole, aga Douglas, kui Douglas tuli, siis ta koheselt tõi endaga kaasa palju rõõmu ja seda oli väga vaja Eesti kunstnikel, sellepärast, et nad ei rääkinud prantsuse keelt, nad ei suhelnud väga palju teistega, nad olid teate nagu kõrvalsatelliidid, ehk siis, et nad nagu käisid seal, nad olid La Rotondis, nad käisid kohvikutes, nad olid väga aktiivsed, aga nad väga palju ei olnud nagu head suhtlejad, eks ole, et kui La Rotondis istusid seal Picasso ja Modigliani ja nendel oli seal naeru ja lusti palju, siis Eesti kunstnikud olid pigem kinnisemad, nagu ikka eestlase loomus. Nad olid rohkem nagu Põhjamaadele orienteeritud, sest näiteks ka see Noor Eesti, see oli ka rohkem nagu Põhjamaadele orienteeritud, ehk siis, et nad toetasid või võtsid nagu eeskuju Põhjamaade kunstist ja kultuurist. Aga Friedebert Douglas tuli siis kohale ja rääkis erinevaid muljeid ja loomulikult kirjeldas seda omal väga elaval moel. Nii et Friedebert Douglast on, näete, Nikolai Triik siin maalinud ka ja talle on siis mälestusmärk. Mitte ainult Douglas ei olnud selline, kes oli suur eeskuju. Vaadake, Douglas oli veel see mees, kes oli erudiit, kes võis olla suurepärane entsüklopeedia, sellepärast, et ta valdas entsüklopeedilisi teadmisi. Aga teine väga-väga suur erudiit oli Ado Pabe. Enne ma siin juba natukene rääkisin Ullaga ja ta küsis ka, et kes oli siis nagu minu lemmikkunstnik. Ma ei teagi, kas ma nüüd julgen nii väga kohe öelda, et üks on lemmik ja teine ei ole. Loomulikult minu lemmikuid on palju, aga isiksusena mulle tundub, et Vabe on selline, kes oli oma ajast ees tohutult palju. Ta oli selline täiuslik avangardist. Ta katsetas väga paljude huvitavate stiilidega. Ta õppis nagu käigu pealt. Kui ta nägi Arlekiine, eks ole, ja nägi kogu seda Picasso ja André Deraini ja kui ta nägi nagu kõiki neid erinevaid tolle aja avangardistlikke kunstnikke, siis ta nagu kohe tuli ja nagu kohe tegi. Et Vabe oli minu meelest selline ääretult
uskumatult nagu positiivne kuju ja ta oli selline piiride nihutaja ja on öelnud talle, August Kailit on tema kohta siis nagu öelnud, et ta on kasvanud Itaalia sinise taeva all ühes kirglike kolombiinide ja melanhoolsete Pierrodega ja ta joob elu kui viina ning paneb purju ka teisi. Et no, minu meelest see ta oligi, ta oli selline esprit inimene. Kuidas ta selliseks sai? Asi on nimelt selles, et Ado Vabe kasvas üles Narvas ja juhuslikult sattus ta kokku ühe oma klassivenna perega ja see klassivenna pere oli väga jõukas perekond juurtega Venemaalt ja neil oli nii palju raha, et neil oli isiklik kunstikollektsioon kodus. Vaat see on üks väga oluline asi, kust kohast sa saad ammutada ideid ja Vabe nägi väga varajases nooruses väga palju head kunsti ja ta sattus väga heasse sellesse perekonda, kes siis teda saatis õppima Saksamaale ja sealt läks siis kõik edasi. Kahjuks kõik see sõjaeelne looming, Pariis ja nii edasi, absoluutselt kõik hävis praktiliselt sellepärast, et tema ateljee sai pommitamise käigus pihta ja seetõttu meil ei ole väga palju alles. Aga ta oli kunstiprofessor, ta oli samamoodi Pallase direktor, ta oli Wiiralti õpetaja, tema oligi see, kes andis Wiiraltile raha ümbrikuga ja ütles, et mine Pariisi ja ära eestlastele häbi tee. Ja tegelikult Vabe väga-väga hindas Wiiraltit ja tema oli jah, talle nõndanimetatud selline mentori eest, eks ole. Tema armastas Pariisi, aga elada ta ei oleks seal tahtnud. Tema oleks tahtnud elada hoopis Capri saarel. Aga Vabe oli selline mees, kes on oma sulest siis teinud minu arvates kõige toredama maali, moodsa maali Pariisist, kohe näitan, näete. See on siis Seeni jõgi, see on aastast 1924. See on selline dünaamika. Kui sa nagu vaatad seda maali, no muidugi originaalis oleks seda vaadata palju võimsam, aga see Seeni jõgi, see uus sild Pont-Neuf, olen ma peaaegu et kindel, siis kõik see horisontaalne linn, eks ole, siin on nagu selgelt näha uue Pariisi, selle valguse linna olemus. Asi on nimelt selles, et kui nad kõik tulid Pariisi, siis mis neid köitis? Neid köitis see, et Pariis oli nagu valguse linn. Mida tähendab valguse linn? Gaasilaternad. Mitte ainult. Loomulikult. Pariis oli ümber ehitatud. Pariisis olid laiad pulvarid, Pariisis oli valgus, Pariisis olid pargid. Puud olid istutatud tänavate äärde, suurtel pulvaritel kihas elu, eks ole. See kõik oli uus. Kujutage ette, meil olid Pariisis juba aastal 1907-8, siis kui nad kõik sinna tulid, olid juba tasuta vee purskkaevud, joogivee purskkaevud, eks ole, mida kuskil mujal ei olnud. Ja kõik see valgus tulenes ka nendest liivakivist hoonetest ja laiematest pulvaritest ja puhtusest, mis oli loodud, eks ole, 19. sajandi lõpus Pariisi ümberehitamisega. Ja kõik see avaldas talle nii palju muljet, et ta tõepoolest võttis maksimumi sellest ja kui ta käis, vaatas seal kunstimuuseumis neid kunstnikke, siis ta lõpuks tegi ta sellise töö, mis minu arvates paneb nagu sind tundma Pariisi linna. Mina isiklikult, kes ma julgen arvata, et tunnen seda linna väga hästi, ma vaatan seda Vabe Seeni jõe maali ja mul on selline tunne, et ma olengi Pariisis selle Seeni jõe peal ja sõidan ja minu ümber on siis need hooned ja elu sõidabki minust nagu mööda ja see ongi selline ulmeline Pariis, sest Pariis ei pea kõigile meeldima. Igalühel on oma linn ja vaat siin
vabe teoses minu meelest on seda väga hästi nagu välja toodud. Ja ma saan aru, et minule meeldib see väga, aga näete, Ado Vabe on ka saanud oma postmargi ja see on siis lastud välja spetsiaalselt ma ei tea, kas eelmisel aastal või millalgi ja siin te näete, et siis võib seesama maal on siis pandud selle postmargi peale. Pariisis on loomulikult väga paljud inimesed arvavad, et Eesti kunstnikud ja Montmartre. Nii. Ja kui te nüüd vaatate siis seda maali, siis tegelikult see on tõepoolest tehtud Montmartre'ilt. Aga Montmartre ei olnud üldsegi mitte Eesti kunstnike lemmikkoht, vaid Montmartre oli hoopis tükkis 20. sajandi päris sajandi vahetus, algus ja see lõpeb kõik sellega, kui siis Montmartre'il oleb Bateau Lavoir, mis oli Picasso esimeseks elukohaks, kui see ära lammutatakse või kui ta sealt välja kolib, eks ole. Ja ta 1904 läheb sinna elama ja 1911 kolib sealt siis ära ja see pärast seda nagu Montmartre jääb kunstnike jaoks juba kaugemaks, nad käivad seal ainult motiive otsimas ja maalimas. See on Alexander Vardi ja see on siis kirik Sacré-Cœur. Muideks, Alexander Vardi on maalinud väga palju nõndanimetatud postkaarte. Tema ütles ka, et Pariis inspireeris maalima selliseid kohti, mis olid nagu kuulsad ja mida oli kerge maalida, sellepärast et kõik teised kunstnikud maalisid seda ka. Alexander Vardi oli muideks selline kunstnik, kes on kohtunud Pariisis Maurice Utrilloga. Vaadake, siin on selle slaidi ääres paremat kätt on kirjutatud aasta 1924 ja see on Maurice Utrillo, see oli Susan Valadoni poeg ja ta on ennast siia selle pildi peale maalinud ja siis on need, kes on käinud Orangerie muuseumis Pariisis, need mäletavad tõenäoliselt seda maali. Ja Alexander Vardi räägib nii toredasti sellest Maurice Utrillost. Ta ütleb, no esiteks te vaadake, Maurice Utrillo oli see kunstnik, kes maalis väga tihti kirikut, ka siis otse enda ees või paremat kätt kuskil. Siin on Sacré-Cœuri kellatorn paremat kätt ja Maurice Utrillo elas Montmartre'il, elas selles väikeses ilusas roosas majas, mida inimesed väga palju teavad, eks ole, kui Montmartre'il jalutavad nurgapealses majas enne Viinamarja istandust. Ja Maurice Utrillo oli see, kes armastas natukene rohkem alkoholi tarbida kui teised ja jäi sellega ka silma. Ja Vardi siis rääkis, et noh, mis me seal Pariisis siis tegime? Käisime loomulikult nendes akadeemiates õppimas. Kas see oli siis Lotti juures või see oli Colarossis või see oli Chaumieris, sellepärast et kõik need akadeemiad olid Montparnassil vasakul kaldal ja sa võisid ennast sinna kirja panna, sind pandi sinna sellesse nimekirja ka, eks ole. Ja nüüd, kui sa läksid sinna, siis sa tegelikult võisid maalida seda akti, see oli tasuta, aga sa ei saanud korrektuuri sellepärast, et sa ei olnud maksnud korrektuuri eest. Ehk siis raha ei olnud, et maksta eestlastel väga tihti. Ja kuna raha ei olnud, siis kunstnik, kes tegi seda akadeemiat või sellist kunstikooli, ta ei tulnud sinu juurde ja ta ei korrigeerinud sinu joonistust. Ta ei öelnud, et tee nüüd see joon nagu sirgemini või see natukene paremini või valgust ja värvi on vaja siia lisada juurde. Ta ei teinud seda. Ja Vardi ütlebki, et ja mis me siis tegime? Me vaatasime pealt, kuidas ta korrigeeris neid, kellel oli raha ja kes siis nagu olid tellinud selle korrektuuri. Ja täpselt samamoodi ta ütles, et kõige parem Pariisi nagu kool oli see, et sa nägid tänaval kunstnikke, kes olid kunstnikud. Et sa nagu nägid, et ta maalis nii hästi, et sa lihtsalt seisid ja vaatasid ja ütles nii, et ta kogu aeg nägi, eks ole, Pariisi erinevatest kohtades Maurice
Utrillot, kõik rääkisid, et Maurice Utrillo, et ta on ju väga nagu hea kunstnik, tema ema on Susan Valadon, isa keegi ei teadnud, kes tal oli, sellepärast ema oli väga paljude kunstnike modell ja Susan Valadon on väga kuulus kunstnik ja vot tema ema õpetas siis ka poja maalima ja pojal oli väga hea selline kompositsioonitunnetus, väga hea koloriit oli tal, selline erksa värvilised maalid ja siin on siis näha ka, kuidas ta maalis neid naisi selja tagant, eks ole, ja selliste huvitavate vormidega. Ja Vardi siis räägib, et noh, vaatan mina seda Maurice Utrillot. Seisab ta seal ühe koha peal ja maalib ja kõik inimesed, kes mööda tulevad, tunnevad teda, räägivad temaga ja ta nagu kõikidele inimestele ütleb tere ja on hästi lõbusas tujus ja siis, kui on nagu lõunapaus 12 ja 2 vahel, prantslased nimelt söövad tavaliselt 12 ja 2 vahel, et siis tulevad näiteks töömehed ja ütlevad, Maurice, et lähme sööma ja siis ta läheb nende samade töömeestega sööma, siis ta tuleb sealt lõbusana tagasi ja ta on, et ei suuda jalgagi ühte jalga teise jala ette panna, aga tuleb, paneb oma molberti jälle püsti, hakkab maalima ja jälle on ime ja ma jälle seisan ja vaatan. Ehk et ta räägib nagu seda, kuidas ta Maurice Utrillo töö tegemist pealt vaatas ja see ongi tegelikult väga hea, mida Eesti kunstnikud said Pariisis, sellepärast et kogu maailma kunstnikud, kellest me veel ei teadnud tolle ajal, kas nendest saavad kõvad mehed või veel ei saa, eks ole, tulid Pariisi ja läksid Louvrisse kopeerima, sellepärast et kopeerimine oli üks väga oluline õppimisvõimalus. See, kuidas sa nagu joonistad, väga palju sind saadetakse kopeerima ja sa pead kopeerima töid, aga kust kohast sa neid kopeerid, kui neid pole. Ja seetõttu, kuna nad olid kõik seal Louvre'is olemas, siis nad käisid ja kopeerisid ja meie Eesti poisid käisid, vaatsid pealt. Loomulikult mitte ainult sellega ei piirdunud siis nende õppetegevus. Nad käisid ka näiteks kirikutes, eriti nad käisid hommikuti kirikutes, kui missa hakkas läbi saama, istusid ilusasti missa ära, magasid ja siis, kui missa hakkas läbi saama, siis nad läksid ja said kirikuleiba ja kirikuveini, sellepärast neil ei olnud süüa. Nad tahtsid nagu natukenegi süüa ja nad olid välja uurinud, kust kohast saab siis natukenegi midagi hamba alla. Või näiteks, kui olid vihmased ilmad ja nad olid läbi vettinud riietega, siis nad läksid Louvrisse, sest nad olid selgeks teinud, millise koha peal on Louvris, teate, need sellised puhumisrestid ja nad läksid ja kuivatasid seal oma need riided ära nende puhumisrestide peal. Nii et Eesti poisid olid kõik leidlikud, eks ole, mõned mängisid viiulit, näiteks käisid mängimas raha eest viiulit, läksid sinna hoovi sisse, inimeste hoovi. Pariis on, teate, hoovide linn, eks ole, et seal on need imeilusad majad, Osmani majad, mis on tänavale ehitatud ja siis seal on sisehoovid, eks ole, sellepärast, et igal Osmani majal oli ju 2 treppi, üks oli siis see, mis oli hoovi pealt teenijate jaoks ja teine oli siis see, mis läks tänava pealt sisse ja mis oli siis nagu maja omanike ja külaliste jaoks. No vot, ja siis seal sisehoovides on praegugi selline nagu hästi vahva sisehoov, kui sul õnnestub nagu nendest tänavaväravatest sisse minna, siis lähed sisehoovi ja siis sa kuuled, et seal on selline hea kaja ja kujutage ette, kui nüüd keegi läheb sinna oma viiulikastiga ja viiuliga, siis loomulikult hakkavad inimesed ülevalt alla raha viskama, sellepärast et nad tahavad, et ta nüüd ei mängiks seda viiulit. Ta ju liiga kõvasti mängib ja häirib seda rahu natukene. Nii et seetõttu nad said jälle natukene raha juurde. Nii et mõni andis viiulitunde näiteks ja kogu nagu see eestlaste koloonia, nagu ma veel kord ütlen, see oli nagu nad oleksid ühe köie otsas mägironijad. Et kui sa nagu üks kukub, et siis kukuvad nagu teised ka, et tegelikult nad teadsid, et nad on nagu selle ühe köiega seal kinni ja siis mõni nagu tuli ja mõni läks, aga põhimõtteliselt hoidsid nad ikkagi kokku. Kuidas nad käisid, eks ole, La Rotondis, et meil on seal Montparnassis siis rotundi nimelisi kohvikuid 3, üks on Coupole ehk siis mis ongi nagu selline rotund, üks on Dom, mis on ka rotund ja üks on siis rotond, mis on ka rotund, eks kõik tähendavad ühte ja seda sama erinevate nimedega ja seal nad siis said kõik kokku terrassile. Kohe mul peaks olema see terrassi pilt ka siin kuskil, näete, ja siin ongi La Rotonde, eks ole, kus siis kõik said kohvikus kokku ja istusid
terrassi peal. La Rotonde on muideks esimene kohvik Pariisis, mis tegi endale terrassi ja praegu on omanik vahetunud 2 korda, aga see esimene omanik, kes siis võttis sinna kõik neid kunstnikke sisse, seal siiamaani on Modigliani reproduktsioonid üleval. Kui te lähete Pariisi, siis kindlasti soovitan külastada, see on väga erilise atmosfääriga 2-korruseline koht ja sealses tualettruumis käis siis sama Montparnassi kuninganna Kiki de Montparnasse oma jalgu puhtaks pesemas, sellepärast et Fujita oli siis see, kes pidas enda jaoks Kiki de Montparnassi suureks muusaks, aga ta ütles, et jalad peavad sul olema puhtad, enne ma ei hakka sind, enne sa ei saa olla mulle modelliks, nii et Kiki de Montparnasse veetis seal ka huvitava tegevusega siis aega, aga Eesti kunstnikud käisid La Rotondis talvel ennast soojendamas, istusid siis seal kohvikus ja jõid kohvi või teed või veini või mida iganes ja loomulikult käisid inimesed kogu sisse-välja ja siis see omanik ütles, et kuulge, pange sinna ukse peale see silt, eks ole, et pange enda järel uks kinni ja ta palus nagu kõiki neid laudkondi, et olge head, kirjutage omas keeles. Pange uks kinni ja siis eesti keel oli kohe seal esiviisikus, nii et see näitab veel kord, kui palju tegelikult oli eestlasi Pariisis. Nii et eestlased ja välismaalased, kõik teisedki olid nagu hästi oodatud. No loomulikult Maurice Sutrillo ja Vardi olid siis need, kes maalisid Pariisi, bukiniste, see oli ka väga selline hea teema ja siin on mul Ole Eiffeli torn, eks ole, sest minu meelest Ole oli tabas no nii hästi ära selle mehe, eks ole, kes seisab ja vaatab ja mõtiskleb ja kuidagi väga eestlaslikult on ta selle Ole muideks oli ju väga-väga vana, kui ta suri 71, ei, mis aastal ta suri? Ma pärast vaatan järele täpselt, aga igal juhul minu meelest ja Douglas suri 71 ja Ole oli 87 aastane, kui ta suri või isegi veel natuke vanem ja tema suri lõpuks Stockholmis minu meelest, nii et tema oli selline kunstnik, kes käis inspiratsiooni ammutamas küll Pariisis ja talle see väga meeldis, aga vasakut kätt on Montmartre jälle, nagu me just rääkisime, et Pariisist Montmartre'ilt käisid küll Eesti kunstnikud maalimas, siis see on Adamson Erik hoopistükkis. Ja kui me nüüd vaatame neid maale, siis mulle väga tihti kõik ütlevad, et kuule, see on vist nagu Pärsimägi või, et see on nagu väga nagu Pärsimägi moodi. Ei, teate, see on Matisse, aga see võiks olla vabalt Pärsimägi, sest see on Matisse, eks ole, kõik tunnevad ära. Siin on puhtad, selged värvid, suure mõõtmelised kujud, eks ole, ja hästi selged ja erksad värvid, aga see on Pärsimägi. Vaadake Pärsimäge, kuidas see naine istub ja loeb, ma kohe tunnen seda Luxembourgi aia, seda Luxembourgi aia värskust ja õhku, eks ole. Need toolid, Luxembourgi aias on ju meil 3 erinevat tooli, vanasti olid nad tasulised, et siis läksid ja maksid raha ja ütlesid tervist, ma tahaksin seda tooli rentida, aga miks ta ei ole seda tooli teinud roheliseks, nagu nad on eluaeg olnud rohelised, ta on selle hoopis teinud nagu silmatorkavalt teist värvi ja just see rahu ja see inimene, kes rahulikult istub, ei ole mingisugust sellist dünaamikat, vaid on lihtsalt staatiliselt istub, eks ole, täpselt nagu Matissi maalidel ja vasakpoolne aken, eks ole, kuuvalgus, aken, naine, kõik need värvikammad lähevad suurepäraselt omavahel sobituvad, see on Pärsimägi. Nii et Pärsimägi ongi eestlaste oma Matiss. Vahepeal, kuna ma rääkisin teile vabest, siis tulen korraks selle juurde, et kubism oli väga populaarne eestlaste seas. Kõik proovisid, teate seda kubismi proovisid väga paljud, sellepärast kubism oli hästi populaarne, eks ole, et võetakse osakesteks siis mingisugune kas või inimene, eks ole, ja pannakse seda uuesti kokku omamoodi ja kui me otse siis näeme, eks ole, siin keskel on Picasso, siis vasakut kätt, palun väga, on vabe. Nii et minu meelest nagu väga hästi inspireeris
Prantsuse tolleaegne maalikunst eestlasi ja see, kui nad nagu vaatlesid seda linna ja minu meelest väga lahedad on need liikuvad joonistused. Näiteks 24. aastal, kuidas Vabe Pariisi jõudes hakkab, see on Ladina kvartalis see tänav, eks ole, kuidas ta hakkab nagu pliiatsi joonistustega tegema nagu neid liikuvaid inimesi ja kuna me räägime joonistustest, siis paremat kätt on mul üks väga selline huvitav joonistus enne seda, kui Viiralt hakkab tegema seda, millega me kõik teda tunneme, on palun väga Viiralti tänava joonistus. Vaadake jällegi, samamoodi on selliseid üllatavaid asju, mida pakkus, millest nad on nagu inspireeritud olnud. Ado Vabe lillemüüja Pariisis, sest ta võttis endale nagu eesmärgiks maalida ja joonistada liikumist, inimesi, näidata seda sotsiaalset kihistumist. Vaadake, see sotsiaalne kihistumine tuleb Adamson-Eeriku tänavapildis väga hästi välja. Siin on see Munakivi tänav ja Munakivi tänaval on karguga mees kerjus, eks ole, ja ta kerjab ja kõrval istub, eks ole, selline proua ja härra kohvikulaua taga ja nad ei tee väljagi, eks ole, see mees siin käib ja kerjab edasi. Ehk et kõik see sotsiaalne kihistumine, mida nad kohtasid nagu seal Pariisis, selle nad panid siis oma selle loomingu sisse. See on minu meelest ka väga hästi nagu välja tulnud Adamson-Eeriku maal, see parempoolne. See on väga huvitav töö. Võib-olla kui te vaatate seda, siis tunnete kohe ära, et tegemist on siis Viiraltiga. Miks ma valisin selle töö? Sellepärast, et kui ma just hakkasin rääkima, et nad vaatlesid tänaval toimuvat ja üldse nagu tänava elu oli väga oluline, sest mida nad siis muud tegid? Kohvikud, näitused, galeriid, aga nad vaatlesid väga palju kõike seda, mis ümberringi toimus. Ja Pariisis oli nii palju seda, mida ei olnud teistes linnades. Nagu ma ütlesin juba, et oli seal purskkaev, eks ole, puhta joogiveega, mis on siiamaani Vallassi purskkaevuks, me teda nimetame. Muideks Pariisis on nüüd juba ka tasuta mineraalvee ehk siis gaasiga joogivee purskkaevud. See on siis tänapäevase linnapea Anna Hidalgo välja mõeldud asi, aga see slaid näitab meile Vespasienne. Vespasienne on siis 1832. aastal oli meil selline linnapea, Pariisi prefekt Rambuteau. Need, kes Pompidou keskusesse metrooga sõidavad, teavad, et metroojaam on Rambuteau ja Rambuteau pani Pariisi 450 pissuaari meeste jaoks, eks ole. Ja see on siis Vespasienne, sest hakkasid inimesed nimetama Rambuteauks, aga see nimi ei kinnistunud ja ikkagi linnapea nimetas neid Vespasiennideks. See on Vana-Rooma riigipea järgi. Nii et kes ütles, et raha ei haise. Nii et ühesõnaga see on täiesti ehe kasutusel olev tänaval. Praegu nüüd Pariisis ainult üks alles muideks, kõik ju lammutati ära, aga see on täiesti olemas ja Viiralt on sellest teinud sellise huvitava kunstiteose. Eks tegelikult kogu põhitähelepanu läheb siin loomulikult nurgas istuvale daamile, sellepärast et naiste peale ei oldud ju mõeldud. Naistel ei ole vaja neid muresid lahendada, eks ole, ainult meestel, nagu te näete. Nüüd on väga oluline aeg Adamson-Eerikule ja väga paljudele teistele Eesti kunstnikele. Me oleme ajas 1937 ja 1937 on aeg, mil on Pariisis jälle maailmanäitus, mis on teadustehnilist revolutsiooni nagu näitab ja see on aeg, kui ehitatakse siis see Chaillot palee, näete otse teie ees, see on Eiffeli torni vastas, lammutatakse ära vana palee ja ehitatakse siis uus palee ja see on väga oluline, sest Eesti on väljas ja vaadake, siin on Eesti lipp, 30 miljonit külastajat, kokku 44 riiki ja see oli maist novembrini 1937 ja Adamson-Eerik ja mitmed teisedki saavad seal siis auhinnatud.
see on väga oluline. Mööda seda näitust veetakse inimesi, näete, selliste väikeste rongikestega, mis praegu umbes Montmartre'il sõidavad ringi ja see oli tõeline vägev maailmanäitus, kus oli siis tollel ajal, ma arvan, et tänaseni maailma kõige suurem maal, 600 ruutu ja see on siis maal, mille nimi on siis elektrimaailm. See oli väga võimas ja see asub siis selle sama hoone sees. Seal oli ka Guernica esimest korda väljas Picasso maal ja loomulikult Nõukogude Liidu paviljonis oli Muhhina kuulus tööline ja kolhoositar. Nii et see oli siis selline asi, mis inimesi šokeeris. Aga meie eestlaste jaoks oli väga oluline see seetõttu, sest Adamson-Erik sai audiplomid, ta sai nii vaiba eest kui siis oma serviisi eest Coop elanik ja see on siin väljas ja Adamson-Erik ise siis siin oma selle vimka visatud, minu jaoks oli see ka väga armas maal, näete siin, kuidas ta tegi sellise autoportree, pani kõrvarõnga kõrva ja siis tegi ennast nagu peeglist ja kõik mõtlesid, miks see nöör siin on, et kas nüüd on asjad nii halvasti või, aga tegelikult ta ütles, et tal oli mingi periood, kus ta hakkas nagu materjali värve teineteisest eraldama ja hakkas nagu katsetama, et näiteks kuidas seda pruunikas, hallikat nööri selle taustaga nagu kokku sulatada, et milliste värvidega peab tööd tegema, et see võimalikult päris nagu välja tuleks. Nii et katsetuste tulemusena valmis tal siis selline väga huvitav maal. Ja kui me räägime siis tegelikult Konrad Mäest, siis ma juba enne teile ütlesin, et Konrad Mägi oli nagu minu jaoks väga, kuidas ma teile ütlen, nagu oluline kunstnik, sellepärast et Konrad Mägi tegelikult maalis sellise koloriidiga, et mõnikord ehmatad nagu kohe ära, et oot, et aga see on ju täpselt nagu pool Cézanne, eks ole ju. Kui te nüüd vaatate seda kahte maali, siis parempoolsel on Provence'is Saint-Victoire'i mägi ja vasakpoolsel on siis Konrad Mägi, eks ole, nii et tegelikult inspireeris teda väga palju üldse kogu see Prantsuse maalikunst, aga ta oli väga nagu huvitatud ja inspireeritud pool Cézanne'i töödest, suplejad ja väga palju oli sealt võtta. Nii et see julge koloriit on, ma julgeksin öelda, et kasutasid väga palju nagu seda nagu sarnast, eks ole. Kui me räägime edasi siis sellest perioodist ja räägime Wiiraltist, siis Wiiraltil on selline töö, mille nimi on Mon Paris. Fakt on see, et oli teistega, kuidas oli, kõigile meeldis Pariis vaieldamatult, ühele vähem, teisele rohkem, aga Wiiralt ei saanud ilma Pariisita elada, muidu ta ei oleks ju teistkordselt 1946. aastal ära läinud ja jäänudki, eks ole, 1954 ta siis suri Pariisis, ta on maetud Père Lachaise kalmistule. Ta oli vaatleja. Eelkõige ma võin öelda, et Wiiralt oli ideaalne vaatleja, ta vaatas inimesi, ta istus ja lihtsalt vaatles, nagu te näete, on absoluutselt kõikidest sotsiaalsetest kihtidest läbilõige, eks ole ju, on absoluutselt erinevate inimeste näod, rõõmsad kurvad, erinevad riided, kogu nagu see Pariisi elu ja melu on sellele teosele nagu mahutunud. Ja minu arvates on Wiiralti tiiger, üks kõige ilusamaid tiigreid maailmas ja need kased, eks ole. Ja see lugu, kuidas ta seda tiigrit käis maalimas, asi on nimelt selles, et te teate ilmselt, et Wiiralti elu oli selline üles-alla, aga kui ta isa suri, siis ta lõpetas ära igasuguse alkoholi tarbimise ja muutis oma elu täielikult. Ja asi on nimelt selles, et ta liikus nagu laste, loomade ja ta hakkas nagu selliseid
teistsuguseid töid tegema ja see tiiger on Vincennes loomaaias, meil on Pariisis Vincennes loomaaed, kus ongi olemas tiiger ja kui Viiralt oli haige, siis pärast andis selle loomaaia talitaja, loomaaia talitaja andis nagu intervjuu ühele ajakirjanikule, kes uuris nagu Viiralt elu ja ütles, et aga see loom oli vahepeal täiesti haige, sellepärast et ta ei tulnud välja, sest ta tuli korraks välja, vaatas, et ei ole seda kunstnikku, kes tavaliselt istub ja vaatleb teda, kellega nad siin tõtt vaatasid ja istusid. Ja ta ei tulnudki välja. Nii et loom oli juba nii harjunud Eduard Viiraltiga, et ta ei tulnud üldse nagu istuma puuri äärde või sinna selle oma territooriumi äärde, siis kui Viiraltit ei olnud. Nii et see oli müstiline selline suhe või selline side, mis oli Viiraltil selle tiigriga. Nii et kui te vaatate selle tiigri silmadesse, siis tavaliselt ma armastan öelda, et vaadake selle tiigri silmadesse ja tõenäoliselt te näete seal Viiralti silmi. See inimene, kes nii väga armastas seda linna ja nii ilusa nagu loomingu sealt tulenevalt me saime nagu pärandina, eks ole, eestlased. Et minu meelest see on ütlemata ilus finaal. Ka põhimõtteliselt ma võin öelda, et meie tänasele, kas ma olen ajas natuke üle läinud või meie sellele tänasele väikesele ülevaatele siis merci. Ja Ulla, nüüd võib tulla mõni küsimus näiteks. Ja, et andke julgelt märku, et kui teil tekkis selle imelise loengu peale küsimus, mida te tahate küsida Marinalt, siis andke tuld. Nii. Okei, tundub, et keegi ei taha midagi. Aga siis vist ongi aeg otsad kokku tõmmata selleks korraks, et loodetavasti saame tulevikus veel sinu imelistest teadmistest osa. Suur aitäh selle loengu eest, see on väga ilus õhtu, et juhatada sisse siis 100. aastapäeva pidustused, ehk siis sel aastal tähistame Eesti-Prantsuse diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva. Nii et väga õige atmosfääri ja vaimu tõid siia meie kodudesse täna õhtul. Aitäh sulle ja suur aitäh, et osalesite. Väga tore, et liitusite meiega, alati olete jälle oodatud Prantsuse Instituudi kultuurisündmustele ja võib-olla lihtsalt selle kultuurisoovituste jätkuks, et Marina, sina juba soovitasid Väärt raamatut, et rääkides siis 100. aastapäevast Eesti-Prantsuse diplomaatilistes suhetes, siis tegelikult veel üks väga kihvt võimalus on praegu Viimsi raamatukogus, nimelt seal on alates detsembri lõpust avatud Peeter Langovitsi fotonäitus. Küll 30 aasta tagusest ajast, aga ka see oli väga oluline periood, nimelt 91-92 aasta, ehk siis täpselt see aeg, kui Eesti oli taas iseseisvunud. Peeter Langovits läks noore fotograafina sinna tööreisile ja kõik need jäädvustused ja kõik need emotsioonid, mida ta sinna oma piltidesse siis pani, et see on võrratu. Ja nüüd kahjuks pikalt oli siis kultuurielu natuke seisis Tallinnas, aga tänase valitsuse otsusega esmaspäevast on taas võimalik käia muuseumides ja näitustel. Nii et kindlasti saatke sammud siis Viimsi raamatukokku, et vaadata Peeter Langovitsi fotonäitust 90. aastate alguse Pariisist. Ja võib-olla veel üks kultuurisoovitus siia otsa. Nimelt tuli juttu Noor Eestist ja
2 aastat tagasi, 2019 avaldas Tallinna Ülikooli kirjastus Kaia Sisaski monograafia Noor Eesti ja Prantsuse vaim. Nii et keda huvitab see periood ja see temaatika, siis ka kindlasti väga väärt lugemine. Aga suur aitäh veel kord, Marina, suur aitäh, et ja väga tänan, ma loen siin inimesed nii ilusasti ütlevad ja kirjutavad, et neile väga meeldis, mul on väga hea meel, kui meeldis ja ma ütlen, et aeg läks nii ruttu, et ei jõudnudki väga paljusid asju öelda, aga kohtume siis järgmistel loengutel ja tänan kõiki, kes võtsid selle aja ja tulid siis täna kuulama ja ka neid, kes satuvad seda kuulama näiteks internetiavarustes. Nii et suur aitäh inimestele, keda huvitab Pariis ja Eesti kunstnikud Pariisis. Aitäh! Ilusat õhtut kõigile!